kahtlane lumememm. Robin oli 4-aastane, tumedate juuste ja nöbininaga poisike. Ta elas koos ema ja isaga linna ääres kortermajas. Kui kätte jõudis talv, aitas Robin emal piparkooke teha ja käis isaga maja taga künkal kelgutamas. Arvutis võis ta olla iga päev ainult 1 tunni. Ühel hommikul läksid Robin ja isa jälle õue. Nad nägid künka kõrval lumememme, kellel olid okstest käed ja oranžist limonaadipudelist nina. Imelik, ütles isa. Eile õhtul ma seda lumememme siin ei näinud. Kas keegi ehitas selle öösel? Küsis Robin. Ma ei tea, vastas isa. Sulalund ju ei olnud. Lumememm jälgis kelgutajaid terve talve, käed harali, nina puulatvade suunas. Kuid ühel kevadhommikul oli ta kadunud. Küll on kahtlane lumememm, ütles ema aknast välja vaadates. Tekkis öösel ja kadus ära ka öösel. Isa ja Robin panid riidesse ning läksid õue asja uurima. Lõhutud lumememmest peaks lumekuhi järele jääma, ütles isa. Aga plats on puhas. Näe, jäljed, hüüdis Robin. Tõepoolest, lumememme seismise kohalt läksid latakad jalajäljed tänavale ja jätkusid seal. Varsti jõudsid jälitajad lennujaama juurde, mille taga platsil seisis mitusada lumememme. Halloo, Robin ja isi, hüüdis üks lumememm ja astus lähemale. Kuidas teie siia saite? Robin tundis lumememme oranži pudeli nina järgi ära. Hei, lumememm, hüüdis ta, me tulime mööda su jalajälgi. Me tulime mööda... Kas sa oskad rääkida? Küsis isa. Jaa, vastas lumememm. Kõik lumememmed oskavad rääkida, aga me oleme tavaliselt vait, sest me ei taha kedagi ära ehmatada. Väravast tuli lumememmesid muudkui juurde. Osal oli ämber peas ja osal ninaks porgand. Mõnel oli käes luud. Lumememmed teretasid üksteist ja naersid palju. Peagi veeres nende juurde lennuk, mis oli lumehelbeid täis joonistatud. Memmed hakkasid peale ronima. Kuhu te sõidate? Küsis Robin. Suvepuhkusele, vastas nende lumememm. Kus te puhkamas käite? Uuris isa. Lapimaal. Me pikutame lamamistoolidel, lutsutame jääpurikaid ja mängime värviliste jäänuppudega lauamänge. Mõned julgemad sõidavad põhjapõtradega ka. Aga see on ohtlik, sest võib end puruks kukkuda. Järgmisel talvel lendame siia tagasi. Kas sa tuled jälle meie hoovi? Küsis Robin. Jah, muidugi. Ma olen teie hoovis käinud juba 10 aastat. Varem pole keegi lihtsalt mu tekkimist ja kadumist tähele pannud. Pealegi vahetan ma igal aastal nina, siis ei saada aru, et ma seesama olen. Mis nina sa järgmisel talvel ette paned? Uuris Robin. Eks ma puhkuse ajal mõtlen välja. Miks sa öösel salaja tuled ja lähed? Küsis isa. Sest siis pole inimesi tänavatel, vastas lumememm. Ta ronis lennuki trepist üles. Kui keegi meid kõndimas näeks, tuleks õudne jama. Tšau siis, hüüdis ta ja sisenes. Lumememme oranži pudeli ninaga nägu ilmus natukese aja pärast ühe ümmarguse lennuki akna taha. Robin ja isa lehvitasid, lumememm lehvitas oma oksast käega vastu. Kui kõik lumememmed peal olid, tõmmati uks kinni ja lennuk hakkas liikuma. Õhusõiduk võttis hoogu ja tõusis maast, kadudes peagi pilvede vahele. Robin ja isa läksid aga koju ja hakkasid järgmist talve ootama, et jälle oma sõbraga kokku saada.